Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Leia ideid igaks päevaks. Kvaliteetsete toodetega suudab igaüks valmistada imemaitsvat toitu. Well done! Nüüd saadaval ainult Maximas. Tere taas teie silmadesse ja kõrvadesse ja nendesse sumedatesse sügisõhtutesse, sest sügis on ometi valanud ja Anu, kas sina tunned ka sügiseti mingisugust nostalgiat või tunned sa rõõmu, et saab pühenduda tuvastele tegevustele? Ikka kurb on, kui suvi lõpeb. Suvi on alati lühike ja ma mõistan küll neid inimesi, kes räägivad, nii ilus on sügis ja kui need värvilised lehed on, praegu ei ole mingeid värvilisi lehti. Sajab vihma täiesti arutult kuidagi selliste kummaliste intervallidega ja läheb jahedaks ja ei, mulle ei meeldi. Tähendab, mulle meeldib, ma saan hakkama sügisega, aga mulle ei meeldi, et nii vara pimedaks läheb ja siis ma juba tean seda talve kaamust nagu ette oodates või selleks valmistudes, siis ei, mulle ikka meeldiks selline vahemereline kliima. No ma saan aru, et täna siin juba keegi ütles, et oi, et ma lähen kohe reisile ja ma lähen järgmine nädal reisile ja see on alati minu jaoks kõige keerulisem vaadata neid lõunasse lendavaid linde. Nii inimeste kui ka päris lindude osas, et keegi just täna kirjutas, et on näha, et kured lähevad, et kohe on kurjad ilmad. Kuule, terve suve lendasid, mina nägin esimest korda, sorry, et ma segan siin, ma tuli lihtsalt meelde, et ma ka alati loetlen, et haned lähevad hallad maas, on ju kured lähevad kurjad ilmad, luiged lähevad lumimaas, siis terve suve on üle meie talu lennanud haned karjades edasi, tagasi. Meeletult teevad, minu meelest katse lende võib-olla nende nooremate hanedega. Ja siis ma küll keset suve mõtlesin, et haned lähevad hallad maas, ei olnud vahepeal sadas küll rahet, aga metsikult on meil kuidagi see lindude virvarr seal taevas ja sookurgi on hästi palju ja kuidagi hästi ägedaks on muutunud. Tõesti, mulle nii lähedal, nad lendavad nii madalalt ja nii lähedalt, et kas nad käivad siis ennast seal täis pugimas põldudel või meil on põldusid hästi palju ümberringi, et hästi lae, see ei pea paika see on mingi vana rahva. Me peame kihla vaatama, kuidas läks, et keegi nägi kureparvi, kas hakkab külmaks minema, sest minu arvates ma kuulsin ka kusagilt juttu juba, et tuleb hakata autodel vahetama rehve, aga sina oled juba oma talvised reisid välja valinud, et ma saan aru, et ma vaatasin, et sul on veel kohati päevitus täiesti filigraanne, aga ma arvan, et kauaks see nii ei jää. Selle jaoks on toidulisandid, mis kuldne jume näiteks ja sahfran, mis lisavad nagu jumet ja tervislikku välimust, et võib-olla see päevitus polegi kõige olulisem, aga mulle see sobib, aga tegelikult annavad ka sellist värskust või sellist nagu et sa näed terve välja, minu meelest see on oluline, et sa natuke õhetad, et põsed on punased, sul on seal ka mingid lisandid, sa võiks nendest rääkida. Jah, selles mõttes nad on taastavad soolestiku mikrofloorat, et väga sageli, ma ei tea, kas kõik arstid märkavad, kui inimene on läbinud mingisuguse antibiootikumi ravi, et siis tuleb hakata taastama ka mikrofloorat, et sa ei satuks seal vastamisi erinevate seente ja bakteritega ja see on
on üks just nimelt selline toode, mis aitab siis probiootikum nii-öelda. Nii, vaat, see osa nüüd on tehtud. See osa nüüd on tehtud, et millega me edasi läheme, kas me võtame mõned kirjad? Võta lugeja kirjad, sest mõned inimesed on pahandanud, minu kirja pole nii ette loetud kirja. Et me kõik istume nende otsas ja siis ei jõua. Armsad Anu ja Piret, aitäh, et teete õiget asja. Tahaksin puudutada meeste teemasid või meeste teemad siis. Kas teil on kogemus ülimalt spirituaalsete meestega? Mul on tunne, et kui mees räägib otse hingest, siis see mõjub manipulatiivselt ja on raske uskuda, et meestes võib olla siuke pehme pool. Jooga, meditatsioon, hinge teemad, justkui rohkem naiselikum energia või liigume vaikselt sinna maailma, kus see muutubki igapäevaelu osaks kõigi jaoks. Palun arendage seda teemat igas suunas. Nii, spirituaalsed mehed. Ma ei saa aru, kas oli nüüd etteide või oli see nagu positiivne? Minu arvates inimene nagu oli nagu segaduses, et kas see on nagu hea, kui mees on nagu spirituaalne, kui ta kogu aeg mediteerib ja joogaga tegeleb, et kas see on nagu piisavalt maskuliinne, et mehel peavad ikkagi olema, ma ei tea, käetavutised ja... Kas mees peab jõutrennis ainult jõusaalis siis käima või? Et ta ei tohi joogasse minna? Jah, et see on nagu siis kummaline. Mehi käib küll joogas vähem, ma ei tea, kuidas täna on. Mõned aastad tagasi käis neid vähem, üks mees ja siis 100 kana, aga vist tänapäeval käivad rohkem, aga mehed armastavad omavahel käia. Ma vaatasin sellistel spirituaalsetel üritustel laagrites ja joogas, et nad tunnevad ennast kuidagi siis paremini vist, turvalisemalt. Teisest küljest on ju ka sageli nagu see, et naised eelistavad naiste seltskondaga, meestel neid man-cave nii-öelda, kus nad saaksid koguneda ja oleks mehelt mehele. Neid olukordi on ju vähem, et miks siis ei võiks... Neid on täna väga palju. Jah, võib-olla see on just sellise kogukonna või sellise tribe'i või mingisuguse sellise... Nad saavad ennast käia välja nutmas, ma sain. Jah, see on ka nagu vajalik, sest ma mäletan, et kusagil, kas mitte Viljandi folgil oli meestelaulu tuba ja siis ma tahtsin sinna lükata oma poegi ja minna nendega koos ja öeldi ei, siia ei tule mitte ükski naine. Ja see on keelatud, et ma ei tea, mis asja seal tehti, et sinna nagu ei tohtinud minna. Aga see spirituaalsus, et sul on ju tohutuid hooaegu puudutab hindsaateid selja taga, et sul on nagu täielik ülevaade spirituaalsetest meestest või oled sa mõnega suhtes olnud? Ei, minu suhetes spirituaalseid mehi ei ole olnud, aga minu saadetes on neid väga palju olnud. Ja kui ma mõtlen nende peale, siis kui ma mõtlen võib-olla selles võtmes, et kas ma tahaksin nendega suhtes olla, siis osadega tahaks, osadega mitte. Et osad on sellega üle võlli läinud. Aga mina mõtlen alati nii, et kui üks ei meeldi, siis võta teine. Et ega siis kõigil ei ole kõik. Et kui siin on natukene selline kurtmise noot sees, et mees on liiga spirituaalne, siis võta mõni teine mees. Ta seda võtiste kätega. Et ega keegi ei sunni tänapäeval ei ole kõik siis pandud igavesest ajast igavesti kuni surmani paari ja kui midagi ei meeldi, midagi närvidele käib, et siin jällegi on see kaalukausi teema, et siis paned ühele kaalukausile kõik positiivsed asjad ja siis teisele kaalukausile, mis sulle natuke närvidele käivad või mis sind ärritavad. Või siis tee nimekiri, plussid ja miinused ja siis nagu vaata, et kumbasid asju on rohkem. Ja kui see on ainukene asi või võib-olla on veel paar sellist asja siis ja ülejäänud on nagu väga kõik tipp-topp, siis tuleb ära kannatada. Nii lihtne see ongi. Ta olla siis selline nagu ta on. Aga kas mitte naistes ei ole alati olnud tohutu tahtmine see, et saadakse mingi mees kätte ja siis ta tahetakse ümber kasvatada. Et umbes seda ei tohi süüa, nii ei tohi riides käia, sinna ei tohi minna, need sõbrad on halvad. Sa ei ole puutunud kokku selliste suhetega? Ei, tark naine ei ütle, et seda ei tohi teha ja ära sinna mine ja ära neid riideid kanna või ostab ise talle riided, et selliseid asju ei tohi teha, et ikka kavalam peab olema, et seda nagu pisukest muutmist saab hästi kavalalt teha, kuidagi nutikalt. Aga lõpuks mina arvan, et kedagi muuta ei saa lõppkokkuvõttes ja koerale ka võib-olla, vanale koerale öeldakse uusi trikke ei õpeta, aga
sa oled ju võtnud selle inimese sellisena, nagu ta on. Okei, me kõik alguses tahame näida paremad, teistsugused ja siis ajapikku hakkavad kooruma siis need asjad, et mõnele käib närvidele, kuidas keegi suhkrut kohvida siis segab ja võib-olla kuidas seal need vetsupoti kaanega lood on ja nii edasi, et need on nii lõputud lood ja ma saan aru, et need asjad, mingid asjad, isegi oma lähipere suhetes on ju tihti nii, et teiste pereliikmete osas ka, et mingid asjad on nii ettearvatavad või mingid asjad, mida su vanemad isegi teevad, need käivad nii kohutavalt närvidel. Sa tead enne, kui ta jõuab seda öelda või seda asja teha või sa tead juba, et ta teeb niimoodi ja see on frustreeriv ja ma ei tea. Selle jaoks peab tablette sööda. Aga kokkuvõttes ei ole ju vahet, et millega see inimene sind närvi ajab, et fakt on selles, et ükskõik mis see on, ajab midagi tema juures närvi ja siis on küsimus ju selles, et kas sa pead sellega nagu ise tegelema võta armuke, mine reisile. Võta endale mingid uued hobid, et sa saaksid keskenduda millegile uuele põnevale. See viib alati tähelepanu mujale. Mingi väljapääs tuleb leida. Et see, et keegi välja vahetada naksti sellepärast, et sulle midagi ei meeldi, mis ei ole nagu kohutav asi, nagu ta ei peksa või ei ole täielik joodik ja laaberdis või ma ei tea, mis need õudsad asjad veel on, siis ju ei ole väga hullu. Ega see ideaalset inimest ei leia ju mitte kuskilt, kellel on kõik 10 on kõik, sa saad ainult plussid panna. Ja siis leiab see põrsas ikka pori, ikka see ei ole nagu nii ja ma ei tea, kuidas see kõik, et tegelikult ju lahendatakse mingit iseenda probleeme või iseenda rahulolematust ja sageli kipub ka suhetes ju see olema, et naised leiavad järgmise partneriks täpselt samasugune. Et ma kujutan ette, et kui ühe inimese puhul käib võib-olla pinda spirituaalsus, eks ole, siis võetakse teine, kes võib-olla on töönarkoman, mis teeb ju mingil määral ka sama välja, et sa saad aru, et see inimene on sinuga koos, aga ta on nagu vaimselt sinust eemal, sest tal on mingid muud huvid, et ta ei taha nagu pühenduda suhtele, ta ei taha pühenduda sellele. Aga miks ei saa kõiki asju parajates õigetes doosides või kogustes? Ta alati on kuhugi poole kreeni see klaas või paat või et sul ei ole nagu, sa ei saagi täiuslikkust. Seda ei ole olemas. See on ju ka mingis mõttes nagu kokkulepete küsimus, et ma arvan küll, et kui palju keegi mahutab oma ellu joogat ja kui palju ta mahutab paarisuhet, et üks ei kahjusta teist või mida iganes. Või ma ei tea, kui palju sulle meeldiks suhelda mingisuguse pühendunud teadlasega, kelle kogu mõte on leida uus, ma ei tea, mikrobioom. Juhul, kui ma ise oleksin ka teadlane, ja oleksin mingi muu teemaga kimpus või lahendaksin, siis on parast paari, neid paare on ju ka ajaloost ju tohutult või on 2 kirjandusala inimest seal koos või need kunstiinimesed koos ja sobivad suurepäraselt. Iga saabas leiab oma soki, on minu sõnum, et ju sa oled selle spirituaalse mehe ära teeninud. Ja, aga võib-olla see oli ka küsimus, et aga kas see on üldse mehelik? Või kas tänapäeval on üldse võimalik asju nagu kategoriseerida mehelikkuse ja naiselikkuse osas? Või mis oleks sinu puhul mehelikkuse juures see või mehe juures see, oi, see on küll liiast? Ei ole. Ma ei vaata seda asja. Sa esitad sellise kummalise küsimuse, mis asi saab liiast olla? Ma ei tea. Mees kleiti kannaks oleks vist veidi. Ei, kodus ikka võib kanda. Naljakas. Et ei, ma ei tea. Kindlasti on liiast, nagu ma just ütlesin, mulle ei meeldi vägivaldsed inimesed, mulle ei meeldi nartsissistlikud inimesed, ülbed inimesed, teisi alandavad inimesed, kõik sellised jooned, mida sa nagu milline sa ise ei tahaks olla, siis sa ei soovi ju ka sellelt vastaspoolelt näha. Et antud juhul ma näen, lõpetades selle teema nüüd, et see inimene ise võib-olla, kes kirjutas, ei ole nii väga spirituaalne ja siis
ja siis võib-olla selle spirituaalsusega on seal mindud pisut liiale mingist otsast, et see siis nagu ärritab, aga seda teemat saab ju, noh, ma ei tea, kas seda teemat saab rääkida, kui teine inimene on liiga spirituaalne, et kujutad ette, et suhte ajal keegi pöördub usku, seda võib ka ju juhtuda, et algul oli nii-öelda jutumärkides normaalne ja siis järsku hakkab seal uskuma millessegi, ükskõik millesse, kas või puudesse või jumalasse või siis muutub muslimiks või no mida iganes on ju, see võib suhte ajal ka juhtuda. Et siis tuleks nagu võib-olla rääkida nendel teemadel avatud kaartidega lihtsalt ja öeldagi ausalt, et kuule, et nüüd on niimoodi, et mulle ikkagi päris see, mis sa kõike teed, mul nagu et see on minu jaoks kummaline nagu, et mitte ei öelda, et see on vastik, ma ei või seda kannatada või soiguda seal, et aga lihtsalt öelda, et ma ei saa kallis aru, mis minuga juhtunud on, kas ma saan sind aidata või kas saaksid sina äkki mind aidata, et ma ei saa aru, milliseks sina oled muutunud, et võib-olla ma olen millestki ilma jäänud, et valgusta mind. Et alati huvi näitamine teise tegemiste vastu on ka alati väga teretulnud, ütlen mina. Need krabisevad siin planet siin. Nojah, kui inimestel puudub selline vastastikku respekt, noh, et võikski ju arvata, et jube tore, et vastandlikud paarid on minu arvates alati nagu minu jaoks hämmastav. Mõnikord vaatad kedagi ja mõtled, et kuidas need kaks on omavahel kokku saanud ja sa saad aru, et nad suurepäraselt täiendavad, sest nad on nii erinevad. Ja minu viimase mehe puhul näiteks oli see, et ma ju kuulsin seda pidevalt, et kuidas kaks sellist tüüpi nagu saavad üldse koos olla, tüpaaži üldse, et üks mina siis selline kekkad ja ei, trillalla, trullalla ja siis selline arukas disainer ja väga selline loominguline inimene ja nii lugupeetud perekonnast. No aga vaata, isutas meest selline trillalla, trullalla. Et noh, why not? Et kuninglikesse perekondadesse on ju ka võetud Mette Marit oli ju ettekandja lihtsalt suusakuurortis on ju. Ja no mis sa teed, kui printsile tohutult meeldib selline inimene, ei olnud kuninglikust soost, ei olnud aadlikust soost, ei olnud isegi mingi ministrite võsuke või ma ei tea, kõrgemast seltskonnast keegi, et ega siin ei saa, mitte millegile ei saa mitte kunagi kätt ette panna ja kõige vähem sellega, et sa tänitad ja räägid oi, see küll nüüd ei sobi või see ei ole nii paslik või issand, kui imelikud te olete, et kuidas sa saad, noh, kujutad ette, kui keegi ütleb, kuidas sa saad sellise inimesega koos olla, et noh, see oleks isegi, kui keegi niimoodi ütleks mulle, see oleks isegi solvav, sest kus sina tead, kuidas meie, kui me oleme koos 4 seina vahel, kuidas me seal omavahel käitume ja kui lõbus ja tore meil tegelikult on. Ja kui ma ei kurda ka veel, et midagi oleks halvasti, siis kuidas sa saad jaurata niimoodi ja mul on teiste suhetega ka olnud, et tuleb mingi tore sõber või sõbranna ja järsku lihtsalt viskab ja ütleb, et issand jumal, et sellisega sina, nagu ma oleks mingi lati alla lasknud. No hallo, Vello, no kus, mis siis sinu asi on? Mina ei pea hakkama ennast õigustama oma valikute pärast. See on ju minu elu, mina tahan elada sellist elu ja siis kirtsutanud. Mind on ka varasemas eas, nooremas eas see mõjutanud. Ja ma olen mingid suhted jätnud sinna paika. Sellepärast, et keegi on öelnud, et keegi on sõbrannadest või isegi tuttavatest on öelnud, mis kõige hullem asi, mida sa saad teha, on see, et oli üks hästi põnev meesterahvas kultuurivaldkonnast ja siis mingi naine suutis, tuttav naisterahvas, suutis tulla ja rääkida sellest inimesest mulle selliseid asju, mida ma ei oleks tahtnud kuulata. Või kuidagi ta nii ära lörtsida või maha teha või rääkida mingid isiklikke asju, mida ta temast teadis, et see hetkeks ehmatas mind ära ja ma tõmbusin nagu tagasi või muutusin selliseks natukene pisut eelarvamuslikuks või tõrjuvaks ja see on halb. See võib mõjutada küll. Sa võid öelda küll, mind ei koti, et minuga ta on teistmoodi või mulle just sellised meeldivadki. See on parim, mis sa saad muidugi öelda sõbrannale. Aga mulle just sellised meeldivadki. et see, aga see võib mõjuda. Alateadvusesse jääb see kuskile ketrama ja siis ja see on päris kurb, jah.
et tegelikult mina püüan küll, noh, nii palju ma olen küll kasvanud nüüd ja täiskasvanuks saanud, et ma püüan teiste inimeste välja valitud sõbrannadele, noh, kui kellelgi on mingid sõbrannad või siis kellelgi on mingi kaaslane, hinnanguid anda, sest ma tean selle inimese, võib-olla olen kuulnud või tean selle minevikust midagi või mulle ta personaalselt isiklikult ei meeldi, et tas on mingisugused sellised asjad, et no vot ei klikka, noh, ma ei saa hakkama võib-olla. Ja siis ma hakkan sõbrannale, kes on kõrvuni võib-olla armunud ja jumaldab oma kaaslast rääkima, et kuule ei tea ikka ja siis nagu seal keerama ja ussitama mingeid asju, et ma täiesti teadlikult olen püüdnud hoida eemale, isegi kui ma olengi, see on nagu teisalt ka vahel halb, sa tead midagi väga halba teise inimese kohta, midagi väga õudset. Ja ma ei ole julgenud öelda, ma ei ole tahtnud öelda, sest ma usun ka sellesse, et inimesed on muutumisvõimelised, et järsku selles suhtes on ta teissugune, et järsku on sündinud ime. Et see võib ka olla ja ma ei taha ka see tänitaja olla, et algul ütled ja siis pärast teine ei kuula ja siis sina oled, aga mis ma sulle rääkisin. Jah, et noh, ei saa niimoodi elada. Et ma olen hästi enda puhul hoomanud viimastel aastatel seda, et ma olen vähem rääkima hakanud ehk siis seltskonnas, et ma olen rohkem muutunud kuulajaks. Et ma ei, noh, nagu ma just ütlesin, et ma ei anna hinnanguid enam, ma ei lähe kaasa, ma ei lähe klatšiga kaasa enam nii kergelt kui vanasti. Ma ei lähe nagu, ma võin teada lugusid mingitest asjadest ja mingitest inimestest väga isiklik ja väga personaalselt ja ma teadlikult hoian keelt hammaste taga. Ma tõesti tean mingid asju, ma kuulan, inimesed seal väitlevad, räägivad, kõik on jube targad ja kõik faktid tuuakse esile ja ma tean seda lõplikku tõde ja ma ei ütle seda välja, on see hea või halb, vahet ei ole. Et ma nagu ei taha olla ka enam see sõnumi tooja. Ja üldse selline nagu, ma saan aru, klatš hoiab elu pinges ja see on põnev ja see, noh, mida sa ikka kokku saades räägid nagu teisi tead, taga. Temaga juhtus. Jah, ja kõiki neid olukordi ja asju, aga see on mind ära tüüdanud. Ma ei viitsi sellest rääkida, sest tundub nagu nii tühine. Ja ma ei aseta ennast muidugi praegu mingile kõrgemale piedestaalile, must ei ole saanud mingi pühak, aga ma nagu ei viitsi, see on nagu nähtud, see on kogetud, sellest on räägitud. See nagu ei eruta, ma tahaks midagi muud kuulda, ma ei tea. Ma võin kuulata mingitest, mul on mõned toredad tuttavad, kelle seltskonnas ma alati naudin, on hästi palju reisinud ja reisivad ja nad räägivad mingitest nii vahvatest lugudest, mis nendel nagu on päriselt juhtunud elus ja kuidas nad nendest olukordadest on välja tulnud ja sellised nagu natuke seikluslikud või sellised põnevad jutud huvitavad mind palju rohkem. See, et ma arutan, kuidas kellegil seal ja palju nendel raha on ja mis asi perse nendel, vabandust jälle, ma ropan äriga seal ühesõnaga see jauramine on mind ära väsitanud. Ma arvan, et see on tulnud ka vanusega. Et mul on igasuguseid perioode elus on. Ma olen ka teisi taga rääkinud ja klatšinud loomulikult ja saanud ka vastu näppe tänu sellele, et Anu rääkis. Vaata, see on kõige õudsam asi. Et jätke endal alati see meelde, et kui te midagi kellegi isiklikust elust kellegile kolmandale räägite, siis pange tähele, natukese aja pärast see tuleb bumerangina sulle endale tagasi, sest see, kes läheb seda lugu nüüd, mida sina rääkisid, mida mina sulle täna räägin, võib-olla kellegi kohta, siis ta läheb ikkagi, kui ta järgmisele räägib, tead, mida ma Anu käest kuulsin, on ju. Aga siis see muutub nagu telefonimäng, vaata kogu aeg kumuleerub. Just, ja siis see räägib, aga ei unustata ütlemata iga kord, kui lugu edasi läheb, aga Anu suust see tuli. See lõpuks jõuab selle inimeseni nii või naa. Pange tähele, minuni on küll kõik jutud, mida minust on räägitud lõpuks, jõuavad ringiga minuni tagasi. Aga kurb on kuulda, kes rääkis, kuidas rääkis, miks ta nii rääkis, et mina püüan küll hästi nüüd, selle võrra ma olen täna muutunud ka palju igavamaks inimeseks seltskonnas. Et minust ei pursku seda nagu pahna nii palju sealt suust välja.
noh, ma tean, et seltskonnas olla huvitav, siis sa pead rääkima midagi kõmulist või midagi sellist piiripealset või midagi, mida teised varem ei ole kuulnud. Et noh, sellega sa ju tõstad ennast nagu näitad, et vau, sa oled ikka tegija ja sa tead, ma tean nii mõndagi. Sest mina tean, minul on kõige vastikum, mis mul tuleb üldse silme ette ühe tädi puhul, kes alati rääkis. Kui ta oli seltskonnas, ma mäletan, et ta ütles, et teate, selle inimese kohta ma tean nii mõndagi, see oli kõige hullem, aga ma ei räägi teile. Ja siis jäi kõik küll oli, issand, ja see jäts veel õudsama mulje, nagu siis ma mõtlesin, issand, sellise muti moodi ma ei taha küll kunagi olla, käib vastik, ussitav mutt. Ja see on nagu, minu meelest see inimene, kes sellist asja teeb, ta muutub ka ise selliseks ussiks nagu või koledaks inimeseks. Et öeldakse ju tihtipeale ka seda, et sa muutud selliseks, kuidas sa mõtled, kuidas sa kellestki räägid, noh, et sa muutudki selliseks inimeseks, nõiamooriks natukene ja selleks, mitte nüüd muinasjuttude mõttes on ju, need on veel toredad, aga sa muutudki selliseks nagu koledaks inimeseks. Mis sinus selle pöörde siis põhjustas, et sa jõudsid selleni, sest peab tunnistama, et mina küll vääratan, et ma olen tähele pannud, et ajakirjanikud on nagu sõel, nad ei pea kunagi informatsiooni kinni, nad tahavad seda jagada, nad tahavad seda peegeldada ja ma olen halvematel hetkedel jõudnud ka inimestele neid endid taga rääkida, et kuule, tead, mida ma olen kuulnud ja siis sa oled juba kõik ära rääkinud ja siis sa saad aru, et sa räägid sellele inimesele endale seda, sest see ei ole lihtsalt sinu sees paigal püsinud, et ma muidugi üritan ennast ka kasvatada, aga ma ei ole veel jõudnud sellisele tasemele. Ja et ma saan aru, et sul on nagu, sa oled juba mul on käinud avanemine ja käinud valgustust. Ei, see tuleb ühel hetkel, see käib plõks. Minul võib-olla käis see sellest, et ma vaatasin mingis seltskonnast, kus ma liikusin. Sa näed järsku kõrvalt, kui sa võtad 2 sammu kõrvale, oled vahel nagu astud eemale ja siis sa näed, kuidas see ussipesa kihiseb ja mis seal toimub. See on nii kole. Mul tõesti võibki öelda, et toimus valgustumine nagu. Et need inimesed muutusid mu jaoks koledaks, kelle suust tuli seda jama välja. Ja siis see moodus, siis ma mõtlesin, kui palju nad külvavad viha, õelust, sellist kadedust, kuidagi tõesti, et jah, toimus valgustumine ja see toimus ka eemalt vaadates neid inimesi ja sa ei tahtnud enam nende seltskonnas eriti olla ja sa tahtnud sinna minna ja sa teadsid, et iga kord ja mingite sõbrannade puhul ka, et me nägin, et osad on nagu kurjaks muutunud teiste inimeste suhtes, et ka nemad on muutunud, et mingil põhjusel ja isegi mõndade puhul oli nii, et varem, kui sa nautisid, et okei, sa läksid tema juurde külla ja siis te rääkisid igasuguseid asju, sa olid nii palju põnevat ja uut infot ja kõik oli nii fa-fa-fa, aga ma nägin, et sellel on nagu mingi sa nägid, et seda kattis nagu kõiki neid lugusid kattis selline nagu, issand, järsku must on selgelt nägija saanud, nagu tume loor oleks peal või nagu selline halb asi oli, nagu mingi halb kiht oli kogu aeg. Ja kui ma juba mingid korrad hakkasin mõtlema, et me saame jälle kokku ja oi, siin tuleb mitu mõnusat tundi ja limpsime veini ja kõik ja siis ma näen vaimu silmas, et kuidas see nagu see mass, see nagu halvab mind nagu ja et ma ei tule sealt ära nagu parema inimesena. Et see nagu ei uplifti mitte mingil moel, et ma olen nagu tühjaks tõmmatud või ära näritud või närtsutatud ja võib-olla isegi inimestest või olukordadest või asjadest, millest ma olen hästi mõelnud või mis on minu jaoks nagu tohutult olulised olnud, et need suudeti ka nagu sellise vastiku kihiga nagu üle kallata või sopaga üle kallata, siis lõpuks sa tundsid, et sa ei tahtnud enam nendele koosviibimistele või kohtumistele enam minna, et sind ei tõmmanud enam sinna, siis sa mõtlesid, miks? Ja siis sa said aru, et sa said sealt ainult halba või energiat nagu. Et minu meelest sellised omavahelised kokkusaamised, nagu meil siin trillala, et need peaks olema niimoodi, et ma lahkun täna siit ja ma olen nagu saanud energiat juurde ja siis ma mõtlen tagasi ja mõtlen, issand, kui tore õhtu oli, et nii vahva oli ja
kuidagi ma olen nii tänulik, sest mul on ka selliseid olukordi. Hiljuti tulin New Yorgist, ma sain täiesti uute inimestega tuttavaks, osasid ma teadsin varemalt, olen sügavamalt ja pikemalt suhelnud ja teistega mitte nii väga, aga tead, see üldfoon oli nagu selline, kui ma tulin tagasi, mõtlen nende päevade peale, et tead, kui õnnelik ma olen ja siis ma mõtlen, selliste inimestega ma tahangi koos olla, et ei olnud nagu sellist nagu ma ei kuulnud nagu mitte midagi nagu sellist muserdavat või ei räägitud üldse mingitest halbadest asjadest, kuigi see foon, milles me läksime sinna üldse sellele reisile, oli väga halb, sellepärast et osad nendest inimestest olid väga maatasa tehtud, me ei hakka seda lahkama praegu siin. Aga kuidas ma imetlesin neid inimesi kõrvalt, kui optimistlikud ja kui nagu eneseteadlikud ja enesekindlad nad olid, et nad ei lasknud nagu tagasilöökidel endast murda, vaid läksid nagu ka selg sirge ja sellisel nagu heatujuliselt ja optimistlikult nagu edasi. Mõtlesin, vau, ma tunnen, et nüüd on aeg käes, et kui ma tahan ainult positiivset koguda enda ümbert, ainult sellised häid emotsioone ja kui ma ei saa seda mujalt või kellelgi teiselt, siis ma teen sellised olukorrad, kus ma saan iseendalt neid. Et mul oli imeline pühapäev, suve viimane päev oli, et kus ma avastasin, ma mõtlesin ka, et kellele ma nüüd helistan, ilus päev oli, ma tahtsin ujuma minna veel ja siis ma järsku mõtlesin ja siis ma mõtlesin, Anu, võta raamat, võta tool, võta kohvi oma lemmikkohast ja paar saiakest ja mine lihtsalt ja istu üksipäini rannas, loe raamatut ja lihtsalt ole nagu iseenda kõige parem sõber. Tead, kuidas ma nautisin seda. Ma ei viitsi, nagu ma just ütlesin, ma ei viitsi seda tühja plära ajadena. Igaks juhuks helistasin seal emale ja õele ja ütlesin, viisakusest ma selline ikka olen, et äkki kellelgi ei ole midagi või seal on vaba aega või tahab midagi teha, et see on nagu tore. Aga õnneks need oli hästi palju tegemist ja siis ma kuidagi mõtlesin, halleluuja, ma olen vaba. Ja see oli nii tore tunne, et ma hästi laadisin ennast selle mingi 3-4 tunniga tohutult palju laadisin ennast, et ma soovitan inimestele ka, et ei pea kogu aeg olema nagu ümbritsetud teistest inimestest, et püüdke iseendaga ka olla, vaadake, kas te saate hakkama, et kas teil on tore iseendaga olla, kas te naudite iseenda seltskonda. Kui te seda teete, siis ma arvan, et te olete suhteliselt terve inimene. No väga lihtne on ju ennast peita nagu selle taha, et mul on väga palju tegemist, mul on vaja neid asju teha, teisi asju tegema, et inimesed nagu kardavad iseendaga silmitsi jääda, et kõik mina juba loen tegelikult hetki just nagu ka meie vanuste inimeste hulgas, et mis hetkel muutub neile seltskond või see sündmus, mille sees nad on igavaks, et nad hakkavad paaniliselt telefoni järgi krabama, et nad ei suuda selles hetkes viibida, et see nagu ei ületa nende uudiskünnist ja minu arvates on läinud see vahemik, kus inimesed suudavad selles hetkes püsida järjest lühemaks. Ja teisest küljest inimesed on nagu selles FOMOs kogu aeg, et äkki kusagil midagi toimub, äkki ma ei tea midagi ja see on nagu eriti imelik just nagu ikka vanemate inimeste puhul, et nad kas või tõmbavad selle telefoni välja, et vaadata, mis on ilmateade ja kas sa oled kuulnud, et näed, mis sellega juhtus ja see on nagu kohutavalt väsitav, sest sa ei saagi aru, et kas sa oled seal nagu olemas või sa oled seal kõrvale jäetud, et kas see inimene nagu keskendub sellele üritusele või sündmusele või siis üldse ei keskendu, et kas ta on nagu mentaalselt olemas. Selle võiks küll ära õppida, et kui sa oled kellegiga nagu mingi asi toimub, me vestleme või oled isegi mingil üritusel või asjal, lõpetage ja see telefoni näpp. Ma olen samasugune, ma vaatan ka kogu aeg, sest mul on Tõnu ju seal Saaremaal, kes üksi toimetab seal muru niidab ja siis ma ju vaatan siit ilusasti, et kas ta on ikka mitme õuna otsa ta nüüd on sõitnud ja kas tal on abi vaja äkki siit suunata teda ja siis ma vahepeal lähen ilmakaardi peale, vaatan, kas hakkab väga kõvasti sadama. Tõnu on robot. Tõnu on minu robot ja mu niiduk.
ja siis, et ma saadan ta koju vahepeal, et las ta puhkab jalga seal natukene ja see on nagu vaata nagu lemmiklooma vaatad või mingi. Mul oli kunagi oli mingi Tamagotši. Ja Tamagotši, just täpselt, mul on Tõnu niimoodi, siis ma Tõnuga suhtlen ja siis ma räägin täitsa lolli juttu praegu. Tõnuga on ka nii, et kui ma olen Saaremaal näiteks ja midagi teen, mingi konkreetse asja juures olen, et pügan seal mingit põõsast või olen seal istun isegi, kus panengi oma mingi toolikese sinna kuskile istuma, ta tuleb mu juurde kogu aeg, see on täiesti õudne ja siis mul üks abiline seal on, siis see ütles, et ta on täpselt sama lugu, et kui ta unustab mingid tööriistad või asjad sinna Tõnu on kohe platsis ja siis tema hakkas kahtlustama muidugi seda, et tegelikult on hiinlased pannud kaamera Tõnu silmadesse sinna või need tuled põlevad seal, et sinna on ikkagi kaamerad pandud ja see on jälgija või keegi on pannud, sest ta on nagu koer käib sul vahel järgi, see on täiesti uskumatu. Ma tean, et ta on hoopis teisel pool otsa see õunapuu aias, kus ta on, ma ei tea, kui mitusada meetrit tulla sinna, kus mina olen parasjagu ja toimetan mingi oma väikest asjakest ja ta on plaks mul selja taga nagu jauhti. Et natukene mingid asjad väljad on seal küll kummalised ja ma räägin temaga, ma patsutan teda vahepeal ja ütlen, kuule jube tubli oled olnud, et siin üldse pole midagi nuriseda, et töö on väga hästi tehtud. Ja kui ma lähen sinna ja ei ole teda nädalaid näinud, siis ma ka tervitan teda alati. Mina küll usun sellistesse asjadesse, et robotid. Asjadel on hing. Jaa, mina usun, kui sa oma arvutiga näiteks ütled talle, et kui sa oled tubli, ära jama nüüd, ära jookse kinni, siis ta saab aru. Ärge kuulake lapsed mind. Inimestel on ka telefonidega samasugune suhe, sest mul on tunne, et nagu sageli inimesel oma telefoniga on oluliselt lähedamsem suhe kui mõne teise inimesega. See telefon, see ekraan, see kõik teab temast nagu kordades rohkem kui keegi teine, kellele ta ennast nagu võiks avada, aga ei ava. Ma räägin müstilise loo, mul oli üks suur lemmikauto oli, ma ei tea, kui kaua ma sellega sõitsin, on nagu viimase, ma ei tea, miks ma ta üldse nõus maha müüma. Inimesed olid järjekorrast, aga mul Nissan Patrol selline korralik ja ma nii tohutult armastasin seda, see oli minu auto. Sõitsin temaga väga pikalt ja ma mäletan, et kui ma isegi Saares olin kuskil poe juures peatusin, siis mingid inimesed olid juba silma peale pannud, ilmselt jahimehed ja kalamehed ja vaata, kellel on vaja neid on. Kui sa ainult hakkad seda autot müüma, võta kohe nagu ühendust, mina olen kohe käpp ja jumala head hinda pakuti ja kõik. Ja siis ma mäletan, et kui ma siis lõpuks otsustasin ikkagi rohkem nagu linnamaasturi nagu vastu vahetada, siis tead päriselt ka, mis juhtus või ma jätsin selle auto niimoodi sinna ja siis ma ütlesin tšau ja tuled hakkasid vilkuma ja ma ütlesin, mis see nali, see on, et keegi teeb mul ka pulli nalja on ju, et võib-olla vajutab seal mingeid asju. Ei, läksin, kontrollisin kõik üle, lähen jälle minema, mul oli see uus auto juba ootas seal teisel pool maja juures, jälle vilgutan, ma ütlesin, issand kui õudne, ma lõin risti ette, ma ütlesin, see ei ole võimalik. Ja siis see automees ütles mulle küll, et ei, usu Anu, ta igatseb su järgi ja ta ei taha, et sa lahkuksid. Mina tõesti usun seda. Et sellised lood, vaat muinasjutud. Mis sellest autost siis sai, kas ta leidis uue omaniku ja ma ei tea. On ta õnnelik nüüd? No ma ei tea, ma ei ole selle omaniku ja siis sellega temaga suhet, aga ma loodan küll. Aga autodel võib küll olla hing, sest meil pikalt oli isal Fiatikene ja Fiatikene siis mingil hetkel seisis aias ja ma ei tea, mille vastu ta vahetus ja tundus, et ta on jalus ja Fiatikene müüdi ära paar tänavat edasi. Ja ta tuli ise koju. Ei, Fiatikene ei jõudnudki uue koduni, vaid see sõideti Laternaposti lapikuks ja Fiatikese tee ei lõppenud mitte kaugel kodust. No võt, ta ei tahtnud minna. Ta ei tahtnud minna, ta tahtis jätkuvalt seal õues seista mingite puulehtede ja mingi asja all ja Fiatikese kurb saatus lõppes. Et miks mitte, asjadel on hing. Aga võta sealt, vaata, seal oli üks pikem kiri veel. See on jube pikk, ma mõtlen, kas sealt mingi lõik ette lugeda või mis seal täpsemalt see teema on.
Ja see on jälle meeste teema No. et me üritame siin küll imbuda minema robotite ja autode peale, aga ei. Olen kuulanud kõiki Hea tüdruku osi, tunnen, et see on minu suhtumist ja maailmapilti tohutult avaramaks ja tolerantsemaks muutnud. Tänan selle eest. Saan nõustuda suurema osaga teie arvamustest ja mõnikord püüan ka teistele teie mõttelaadi näitena tuua, et saab ka teisiti elada. Anu on hea eeskuju sellest, et elus on võimalik edasi minna, olenemata kui halbadesse olukordadesse oled sattunud, mitte kanda endaga igapäevaselt seda kaasas ja jääda ohvri rolli. Ma tõesti naudin Anu elurõõmu, muretust ja oskust mitte võtta end liiga tõsiselt, tahaks ka ise sellisesse kohta jõuda. No ilmselt on tegu ikkagi inspireeriva isikuga, aga et ta räägib kurva loo sellest, et ta käis kusagil festivalil ja sattus mingi ahistaja küüsi, kes tahtis temaga kogu aeg koos olla. Ta võttis selle härra oma chatti, pärast loobus ja rääkis sellest elukaaslasele, aga elukaaslane oli väga armukade ja nad oleks peaaegu lahku läinud. Ja küsimus, kuidas käituksid olukorras, kui kohtud mehega, kes alguses tundub normaalne, aga pärast selgub, et tegemist on nii-öelda kleepekaga, kes ei jäta sind rahule ja ei saa aru sellest jutust, kui sa palud eemale hoida. Kas sulle kleebib tihti külge selliseid vihalehti, kes on nagu saunas nagu leht tagumiku peal ja ei jäta sind rahule? Kui keeruline küsimus. Samas nii lihtne ja samas nii keeruline. No klammerduvad inimesed. Klammerduvad inimesed. No minul on hästi lihtne nendest lahti saada. Mina saan nendega kokku ja ütlen, mis ma mõtlen ja kui arusõnadest ei saa, siis annan väikse tutaka. Ei ole vägivaldne tegelikult. Et ma ei tea, ma oskan kuidagi sellist konkreetset häält või otsust teha, et me ei jää sinna kahe vahele nagu pendeldama, ma ei ole nagu leebelt kuri, vaid ma olen kuri siis. Aga võib-olla see ongi nagu see, et on naisi, kes ei suuda oma sisemist häält välja lasta, et kõik peavad nagu aimama, mida nad mõtlevad. Et tegelikult ma ei taha sinuga suhelda, aga hea küll, ma annan sulle oma messengeri. Võib-olla kardetakse kättemaksu ka, et ei tea, mis ta teeb. Et minul on küll selliseid olukordi olnud, et ma olen hästi konkreetne olnud ja sellele on järgnenud kättemaks. Et minu telefoninumber on näiteks antud kuhugi pornosaidile on ju, kus on siis juurde kirjutatud tekst, et palun helista mulle, pakun neid ja neid teenuseid. Ma ei taha öelda, seda tegi ka üks kuulus inimene, aga mul on seda korduvalt tehtud ja üks tuntud inimene tegi, ma ei taha, ta teab, tunneb ennast ise ära küll. Et ma ei viitsinud taga suhelda ja kujutad sa ette ja ma algul nagu ei närinud seda läbi, kui ühel kaunil päeval, see oli siis tehtud, ma ei tea kauaks see siis oli sinna riputatud ülesse mu number ja hiljem võeti maha, üks päev, üks laupäevane või pühapäevane päev läks mul selle nahka, hakkasid erinevatelt numbritelt tulema siis sõnumid ja kõned ja kõik asjad. Algul ei saanud nagu aru, aga kui neid tuleb juba 10, siis sa saad aru, et midagi on totaalselt valesti ja siis lõpuks ma viisin nagu otsad nagu. No kuidas sa aru said, et see just see inimene oli? No siis kuidagi, meil oli see konflikt just juhtunud, siis sa kuidagi hakkad neid otsi kokku viima ja kuna ma olen ka kergelt selgelt nägija, siis ma nagu viisin selle käekirja kuidagi nagu kokku, et see ei ole meeldiv kogemus, aga ma kannatasin selle ära, ma mõtlesin, et kas ma võtan selle inimesega ühendust ja sõiman ta läbi on ju hüsteeriliselt ja ma arvan, et seda ta ootaski, et kui selline asi juhtub ja ta sai aru kindlasti, et ma sain aru, et see on tema käekiri ja ootas seda sõimuvalingut või mingit vihapurset või et mida iganes on ja seda ei juhtunud, ma nagu mõtlesin, et ma ei tee seda. Siis ma lihtsalt panin, eks ole, telefoni üleüldse lülitasin välja, ma ütlesin, kaua see ikka kesta võib, et kui see esmaspäeval, teisipäeval veel jätkub, siis ma võtan politseiga lihtsalt ühendust ja räägin selle loo rahulikult ära ja ütlen, mida ma arvan. Et keda ma kahtlustan. Aga see oli lihtsalt 9 päevaks ilmselt või 24 tunniks pandud. Kui ma ta ükskord avasin, siis ma nägin veel tuli mingi hetkeni neid asju ja siis need nagu lõppesid ära. Et kõige parem asi on võib-olla mitte närvi minna. Number 1, sest seda see pahalane ootabki, et sa sind endast välja jääda.
ja teine asi jah, et sa ei ründa teda, ei lähe sõimama ja kolmandaks, ja mis seal ikka siis, ma ütlesin, issand, kui põnev kogemus, niisugust kättemaksu vormi, ma alati mõtlen nagu keerata kõik asjad kogemuseks, et sellist kättemaksu vormi ma pole veel näinudki nagu, et ka päris põnev, et vaata, kui lihtne tegelikult jagad kuskil numbrit, mingid teatud, ma ei tea, mis portaalid meil veel on, mingi iha.ee või et jagad seal ja siis oma selle vihavaenlase kontakte või meiliaadressi, issa nüüd ma annan vihjeid, on ju, kuidas kätte maksta ja siis sealt hakkab tulema igasuguseid kummalisi asju, ma ei tea, me rääkisime ühes saates siin eelmistest saadetest ka nendest, et on intiimsed pilte koos eluajal jagad ja siis pärast kahetsed on ju, et te tegite neid asju koos. Ja mina mäletan, et minul oli ka ühe, ma lähen väga avameelseks muidugi, et mina isegi nõudsin kunagi ühelt partnerilt ja väga hästi ütles, ma ei tea, kuidas mis sõna kasutada. Et me filmiks mingid seksiseenid ülesse ja vaataks neid hiljem, et see oleks nagu põnev, sa ei näe ju ennast kunagi kõrvalt, mida sa teed. Me olime juba nii sügavas suhtes ja kuidagi nii, meil oli, meie puhul oli kõik võimalik, me nagu, ei olnud tabusid, ütleme niimoodi. Ja siis me mõtlesime, et teeks sellise asja, mina olin ülientusiastlik, mina tahtsin teha. Ja siis ma nägin esimest korda see mees, kes muidu oli hästi vabameelne ja hästi selline aktiivne ja seksuaalselt väga, väga kihvt inimene. Siis tema ütles, et kuule, see ei ole hea mõte. et see ei ole hea mõte. Ma ütlesin, aga et vaatame ära lihtsalt ja siis pärast kustutame ära, et tead, kurat ei tea, kas ikka kustub. no aga sa ei tea ju. Tead, mis ta tegi või? No. Ta me panime lõpuks meil oli magamistuba, me panime kõik lae, peegeldasime ära seinad, kõik ja siis ta tegi sellise üllatuse ja siis ütles, vahi nüüd, et kui sa tahad vaadata, mis toimub nagu kõrvalt, aga vahi nüüd ja minu arust see oli nagu nii vabastav või kuidagi, et ma ütlesin, me ei osanud muud kui naerda lihtsalt, aga tundus, et väga arukas inimene, et jumal tänab. See oli väga mõistlik. Ja kes oli väga mõistlik, sest mõni oleks öelnud, ja, teeme ära, muidugi. Need koopiaid ei oleks täna kuskil levitatakse, ma ei tea, palju ma peaks raha välja käima, et need videod ära osta. Me ühes saates kusjuures rääkisime, et ma olen ostnud oma fotosid tagasi ühelt väga edevalt fotograafilt, et vaadake, ma ei hakka seda uuesti ümber jutustama, et vaadake meie eelmiseid saateid, et kuidas see veel omakorda käis, et see ei ole kõige meeldivam ja lihtsam. Ma siin räägin võib-olla sõbra kogemusest, aga et samas nagu see lõputud peeglid magamistoas, minu arvates on see nagu veidi veider, eriti ja ka varjatud kaamerad magamistoas, et sageli näiteks inimesed satuvad pahaimamatult olukorda, kus pärast selgub, et neid on filmitud, eriti kui tegu ei ole võib-olla mingi püsisuhtega. Ja ma ei tea, mida need inimesed nende videodega teevad. Ise vaatavad pärast ja rahuldavad ennast. Kõrge eani nagu vaatavad muidugi, siis sa vaatad, mis on jumal, kui ilus ja noor. Praegu ma isegi mõtlen, et me ei kahetsen, et me seda videot ei teinud. Mõtlen, ma olin nii noor ja nii ilus ja issand, siis ma vaataks praegu, mõtlesin, vau. Minul hakkaks kohe nagu pilt jooksma, et ma tahaks nagu režiid muuta, kaamera vaatenurka ja seda pidi ei ole näha ja siis ma tahaks teise kaamera panna ja kuidas see niimoodi nagu siis oleks? Ei tea, vaata ei oska praegu öelda, sellepärast, et see ei õnnestunud. Et kuhu me selle kaamera oleks toppinud, ega me 3 kaameraga ikka ei oleks võtnud seda, et meil oli 1 videokaamera toona. Et ei, aga tore, et selles mõttes ma ei mõista ka kunagi inimesi hukka, et vaata tihtipeale nüüd täna, paljud kirjutavadki, ütlevad, et näed, mis ma teen, et ma olen nii lolli olukorda sattunud, et tegime paljaid pilte, lasin teha oma armsamale endast ja
ja nüüd need kõik on seal kuskil laiali ja mis ma teen ja siis teised tänitavad, issand, kui loll sa ikka olid ja miks sa tegid ja kas sa ei ole lugenud selle kohta, mis juhtub ja mis tagajärjed sellel võivad olla ja siis neid levitatakse ja siis neid jagatakse sõprade vahel ja irvitatakse seal ja siis ma alati mõtlen, aga see on üks etapp sinu elust, jah, sa tegid midagi lollisti, no läks üle piiri, tol hetkel, ma mõtlen ka, et ma olin siis noor ja loll, minu meelest see on vabandus vahel, sa olidki noor ja loll. Sa olid alaealine siis? Ei, ma ei olnud alaealine ja see oli see etapp, see veel puudus. Ei, ma olin täitsa normaalses vanuses, aga lihtsalt tore oli ja selle hetkel see tunduski lõbus. Ja kuidas ma saan, kui ma 20 aastat hiljem siis mõistan selle hukka, siis ega ma ei saa mõista hukka seda ennast selles vanuses, sest ma olingi sellel tasemel tol hetkel. Ma ei saanudki olla nii tark, kui mõni 40-aastane inimene, vabandage väga. Ei, no kokkuvõttes paljad piltide tegemine pole sul ka hiljem probleemiks. Ei, ja sellega ma maadlen siiamaani, sest ma küsin ennast jälle hiljuti paljaks. Ma ei tea, fotosessiooni jaoks, ma lihtsalt tulin koju, lõin risti ette. Ma ei ole näinud. No sa ei saa praegu, ma ei tahagi sellest rääkida. Ma tahan kuulda. Ma mõtlesin, my God, Anu, kuhu edasi, tõesti. Tõesti küsisin iseendalt, vaatasin peeglisse, küsin, Anu, kuhu edasi? Et see ei ole normaalne. Miks ei ole normaalne? Et järsku mul on aju jälle kukkunud tagasi sinna 20-ndatesse eluaastatesse. No aga kui inimesel on, mida näidata? No ei tea, no võib-olla 90-selt mõtlen nii, kui neid pilte vaatan. Aga küll sa kuuled nendest, ära muretse. Kuule, kas see on Eestis või? Kui meie saade kuule, ma oleks ääre pealt isegi selles Alasti ahvatluses Soome versioonis osalenud. Ja seda sa rääkisid. Ma rääkisin, nad oleks mulle sellise papi maksnud. Siis oli see naljakas ja ma olin enda arust jumala heas vormis ka. Täna mõtlen, et issand jumal, hea, et see ära jäi. Ma ei mäleta, mis kuramuse asja pärast see ära jäi. See oli kuulsuste erijär ikkagi. Ja seal oli vist mingid mehed, mis mu jaoks välja valiti, seal kellegiga oli vist viimasel minutil tekkinud mingi olukord, või kuna see oli kuulsuste eri, vaata, siis üks kuulsustest hüppas ära alt või mingi jama oli. See oli see lugu, et kus nad arutasid, et sa pead raseeritud olema. Jah, see ka veel ja mingid, sealt hakkasid tulema, vaata see muutus nagu komplitseerituks on ju, mulle meeldib lihtsus, nii. Nüüd teeme sellise asja, teeme ära, mul on kohe see, teeme ära, põnev, ma lähen kohe hoogu, ma olen entusiastlik, on ju. Aga siis, kui seal hakkavad tulema, aga siis oleks vaja seda ja siis teeme seda ja siis oleks sinu poolt vaja neid ja neid asju. Ma ei viitsi, et teeme siis ära nii, nagu on. Selline, nagu ma olen, mida me hakkame siit, kust, mis, et mulle siuke vingerdamine ja susserdamine mulle ei meeldi et ma olen sulle meeldivad tulen paljalt, hüppan vette, tulen randa nagu Eeva, mind ootavad seal 1 või 3 meest, ma ei mäleta palju neid pidi seal olema. Sa võtad ühe. Ja mina võtan ühe, olen natukene seal nendega koos, vaatan siit ja sealt, teeme koos süüa, naudime elu ja valin ühe, lihtne, aga ma seal hakkas juba mingisugused mängud hakkasid ja ma ei, nad tahavad muidugi seda põnevamaks teha, arusaadav ka nende poolt. Aga nii kui läheb selliseks jauramiseks, siis ma tõstan käpad püsti ja siis nägemist. Et mulle ei meeldi see ärakasutamine või minust välja imemine, et siin meil on ka viimasel ajal selliseks tavaks saanud, et kui ma kirjutan alla mingile asjale, et jah, teeme selle projekti või asja ära, siis hakkab tulema sealt, aga lisa asju hakkab tulema siis, kui ma olen juba selle nagu kokku leppinud suusõnaliselt. Siis see järsku avastad sealt lepingust hakkavad mingid lisad tulema ja siis sa pead seda tegema ja siis sa pead sealt tegema, esinema seal nende teemadega ja sotsiaalmeediat tegema ja siis sealt tuleb kumuleerub niimoodi, et ma lõpuks ütlen, et oot, et te tahate mulle 7 nahka nüüd koorida, et tšurr, stopp, niimoodi need asjad ei käi, et seda tuleb ka osata öelda. Et sul ei teki endal seda ärakasutatuse tunnet, see on hästi oluline. Kuule, meie saade on lõppemas ja me tahame teid ära kasutada, et saatke meile kirju. Ja oota, kas me jätame mingisuguse teema
järgmiseks korraks ette. Nagu porgandiks nagu või? Porgandiks või. Kusjuures mind ikkagi nagu hämmastab alati nagu mingil määral see idealism, millega naised meile kirjutavad. No näiteks. No minul on Anule küsimus, mis on kõige olulisem asi, mida elu on sulle armastuse kohta õpetanud? Issand, kui sügav. No see ongi hea kodutöö. Ja just, et hea kodutöö, et minu arvates võivad ka meile inimesed kirjutada sellel teemal, et mida on elu sulle armastuse kohta õpetanud. Et ja võib-olla kuna me täna oleme rääkinud nii palju positiivsest, et võib-olla vältida kõiki neid nutulugusid. Ei, aga mina tahan nutulugusid ka kuulda, sellepärast. Päriselt? Ei, vahel on tore, kui inimene kirjutab endast välja mingi ka kurva või negatiivse loo. Minu meelest see on hea. Et kui sa kirjutad ja sa tunnistad, et sa ei peida seda, siis see on ka okei. Meile võib nutulugusid ka kirjutada, kurbasid lugusid. Okei, mina loen rõõmsaid, sina loed nutulugusid. Mina võin nutulugusid rääkida, siis oma 10 nutulugu veel otsa sinna rääkida. Mul on näiteid igast vallast. Aga meil on siin toredaid asju veel. Issa, minu lemmik on, ma pean selle muunsilgi ikka kui voodisse lähete, siis peeglid on üleval all ja kõrval. Ja kaamerad on igal pool, õigete nurkadel. Siis alati kasutage puhtast Mulberi silgist voodipesu, padjapüüri, siin on, oi jumal, sellega saab juuksed kinni panna, et need igale poole vahele ei jääks. ja siis nende silmapadja või selle klappidega saab igasuguseid põnevaid mänge tegelikult. No osa inimesi ka magab sellega. Tõesti või? Jaa, ma olen ka märganud, et töötab väga hästi, et sulle ei paista valgus silma, sa saad nagu tugevamalt uinuda ja ei jää ebameeldivaid jälgi. Just, ja siis seda roosat jooki, mis ma olen siin nautinud terve õhtu jooksul, on siis Beauty Elixir, see on kollageen. Anu bränd. Ja mina olen selle siis välja nuputanud ja see on siis minu roosade põskede ja särava jume ja siit pehmete juuste ja naha saladus. Mina joon siin kombuchat, neid on nagu mitu, osa on kraadiga, osa on ilma, antud juhul on see ilma kraadita, aga kõik on väga naturaalsed ja suhkruvabad, väga tervislikud, aitavad kindlasti samamoodi kaasa seedimisele nagu probiootikud. Aga siis head tervist ja meil on veel selle meil on kingitusi veel jagada. Kingitusi jagada Veldoni sari Maximalt ja Art Decoga on tehtud meie meik ja Best brändi riided on minul. Koodiga Anu 25 saab siis allahindlust e-poest. Ja samamoodi on siis laboratorii, mis siis, kes ei julge botoxit teha, siis siin on samasuguse või võrdväärse siis tulemust andev kreemikesed on laboratoriilt ja koodiga Anu 15 saab siis allahindlust ka nendele toodetele. Siin on Pireti lemmiktooted, mis on aloega, Santa Verde ja sinu lemmikud mandli, need tatlid, vabandust, tatlid on see. Nemad tulid meile koos nudistiga ja need on väga trendikad, et täna näiteks olin suutnud jälle lõunasöögi vahele jätta ja mõned tatlid nagu ka kõrbes taastavad inimese energiataseme väga ruttu. Ja need erinevad maitsed ka ja selline tervislik ja mõnus vahepala ja Lõuna-Korea kosmeetika misoonilt, et need on ka väga puhtad ja helged maitsed, nendelt, mitte maitsed, aga siis kosmeetikumid ja nendelt on ka sellised toredad näomaskid. Aga aitäh ja siis järgmise korrani. Ootame teie kirju. Yeah, she's a super girl. Hea tüdruk. Super girls don't